Tere kõigile Sport TV vaatajatele, nagu näete, on palle meie ümber päris palju. Ma võin näidata palliga kohe ühe triki. Me oleme praegu tegelikult Itaalias. Revo, miks me oleme Itaaliasse ja sellisesse väga kummalisse linna, millest ilmselt eestlased tegelikult siiamaani ei teadnud absoluutselt mitte midagi. See linn on Varese. Miks me täna siin oleme? Tõepoolest, siin Vareses on aset leidmas üks väga huvitav korvpallikohtumine. Itaalia meistriliiga Serie A kohtumine Enel Brindisi ja Cimberio Varese vahel on siin aset leidmas ja Kristjan Kangur, Eesti parim korvpallur, on samuti täna platsile jooksmas ning kohe-kohe on Kristjan siin ka tegelikult sooja tegemas ning olgem ausad, sellest kohtumisest väikese kokkuvõtte saavad näha kõik Sport TV vaatajad. Ja kuigi rääkides siin enne meeskonna mänedžeriga võib juhtuda nii, et kuna Kristjanil on vist väikene jalavigastus, et me ei tea, kui palju ta täna mängida saab, aga igal juhul pidi ta algkoosseisus alustama ja ma arvan, et nii kehvemad kui paremad liigutused me saame kindlasti ka täna pilti ja eestlased saavad siis näha, mismoodi Kristjan Kangur Itaalias välja näeb. See hall muideks, kus me praegu oleme, on selline natukene vanamoodne, meenutab sellist legendaarset Kaunase Žalgirise halli ja kuuldavasti pidi siia mahtuma siis sisse nii umbes täpselt 5000 pealtvaatajat ja eelnevates kahes kodumängus on siin pealtvaatajaid olnud nii umbes 3,500, nii et loodame, et täna ka siin sellist mõnusat Itaalia feelingut näha. Tõepoolest sellist erilist ajaloohõngu on sellest saalist tunda, mida mina tundsin viimati just nimelt Kaunase Žalgirise mänge vaadates sealses koduhallis, kuid tegelikult on see üks suur eelproov ikkagi teisipäevaseks kohtumiseks, kui Tartu Ülikooli korvpallimeeskond kohtub Šveitsis sealse Lugano Basketiga ning see kohtumine otse Šveitsist on jõudmas kõikide Sport TV registreeritud kasutajateni. Kuid sealt on siis tulemas Kristjan Kangur. Kristjan, mäng hakkab kohe, paar sõna Eesti Sport TV vaatajatele. Ei, no mis siin... Mängida saad, enne oli kuulda, et jalaga on sul mingi väike viga, kas täna ikkagi mänguplatsile tuled? Ma loodan küll, jah, sain kiired süstid endale jalga, nii et noh, eks näha ole, ma pean veel natuke sooja tegema ja eks siis vaatab, 100% ei ole kindel veel. Ma vaatan, et teisel pool väljakut on sinu eelmise hooaja tiimikaaslane Bobby Dixon, et kas on ka mingi selline eriline ärapanemisu ka täna endisele nii-öelda mängukaaslasele või mäng nagu iga teine? Ei, no eks ikka tahad võita selles mõttes, et noh, kui õnnestub võita, siis on pärast hea aasida võib-olla tõesti tema kallal, et lähme paneme täie rauaga, eks näha ole, mis saab. Nagu nägite, see oli Kristjan Kangur ja no, ma arvan, et Kristjanile omaselt positiivses noodis ta sooja läks tegema ja mismoodi mäng läheb, sellest juba siis, kui mäng on lõppenud ja kindlasti ka värske pilguheit Kristjani pilgu läbi siis Itaalias olemisele, mängimisele ja kõigele muule ka, nii et varsti pärast mängu teeme juba uue ilusa toreda intervjuu. Ma arvan, et teeme uuesti. Esimene kord ütles, see ei läinud tagasi. Teeme uuesti. Tee lühedalt konkreetselt. See oli Kristjan Kangur ja ta hakkab siin kohe sooja tegema ning me oleme tagasi siis, kui mäng on lõppenud ja vahetuid muljeid pärast mängu ja natukene ka sellest, kuidas Kristjan kohanenud siin Itaalias on õige kohe. Näete, Teemu Ranniku teeb siin sooja. Sellist superstaari ei näe iga päev näita. Euroliiga omaaegne superstaar hetkel siis ennast painutamas, aga loodame, et nii Teemu kui Kristjan on täna mehe eest väljas ja võit jääb siia Varesesse.